Öeldakse ju, et pole tähtsus sellel, kui halb sa oled, sa pole ikkagi kasutu. Jah, tõepoolest, siin võidakse kasutada endiselt kui ühte halba näidet ja selline tarkus käib küll vaid uue Suzuki Swifti kohta, sest palju räägitakse sellest, et see uue põlvkonna Swift on ikka üks jõle kehv auto, aga ta ei ole kehv auto, ta on väga hea auto näitamaks meile, milline ei tohiks tänapäeval ikkagi üks uus sõiduk olla. Tere tulemast taas kord kaasa olema Nice Luxury proovisõidule. Suzuki Swift on natukene nagu Steve Martin ja mitte selles mõttes, et kui sa ta endale ostad, langeb ka sinule õlule 140 miljonine netoväärtus, vaid selles suhtes, et internetis on palju räägitud, et Steve Martin nägi juba 1989. aastal nagu 79-aastane välja. Seda enam on täiesti uskumatu, et alles nüüd on 79-aastane ja sama ka selle Swiftiga ta nägi juba 20 aastat tagasi täpselt samasugune välja ja seda enam on uskumatu, et tema uus põlvkond näeb ikkagi täpselt samasugune tänapäeval välja. Uuel Swiftil on olemas 16-tulised valuvõljed, palju värvitoone ja pagasruumis on klassi väiksem pagasimaht ehk ainult 265 liitrit. Tagaistujatele mahub keskmises kasvus reisija enam-vähem rahuldavalt ära ja on seal rahuldavalt nii jala kui ka pearuumi. Tema disain näeb sellele vaatamata üsna mänguline välja, nagu alati on olnud, nagu ta oleks mingi animatsioonifilmi tegelane, keda millegi tõttu filmi ei võetud ja kes seejärel otsustas lihtsalt üheks vahvaks autoks hakata. Interjööris on olemas väga palju kõva plastikut nii armatuuril kui ka keskkonsoolil ja olemas tal analoognäidikud ja 9-toline multimeediasüsteem, mis on küll juba standardil, kuid mis on üsna aeglane ja vägagi algeline ja tagurduskaamera on ka kuskilt kiviajastust ikkagi pärit, kuid on seal palju juhtnuppu olemas, eraldi kliimapaneel on olemas ja tegelikult on olemas ka satelliitnavigatsioon ja juhtmega Android Auto Apple CarPlay ühendusvõimalused. Lisaks sellega tema hädad siiski veel ei lõppe, nimelt on tal olemas tüütu piirkiiruse tuvastusse hoiatussüsteem, mis tähendab seda, et temal selle väljalülitamiseks tuleb armatuurlaval hoida all 2 erinevas kohas asuvat nuppu, seejärel oodata, kui näidikuploki vahel avaneb menüü, mille juures saab selle välja lülitada lõpuks, kuid see tärkab ju peale igat käivitust, lisaks pole tal päikesesirmides valgusteid ja mootoriruumis on vaid olemas üks jõuallikaks, selleks on 1,2 liitrine vabalt hingav 3-silindriga bensiinimootor, millel vaid 82 hobujõudu ja vägagi huvitavate aruldaste loodusnähtustena on tal olemas 5-käiguline manuaalkäigukast ja 5-käiguline automaatkäigukast. Hinnad algavad tal 18 900 eurost ja kuigi ta on üks kehv hinnale ehitatud auto, on ta tegelikult väga sobiv auto sellisele generatsioonile, kelle isikukood võib algata numbriga 3433 või milleks mitte veel allapoole, ehk inimesele, kes soovib lihtsalt vanemale põlvkonnale, kes soovib endale turvalist, töökindlat Jaapani autot, mis teeb kõike täiesti mõistetavalt ja sellega saab uus Swift suurepäraselt hakkama. Selline oli sellekordne Nice Luxury proovisõit ja selline on uue põlvkonna Suzuki Swift. Meie kohtume teiega juba nädala pärast, seniks kohtumiseni ja liigelge ikka turvaliselt.